Millised olid siis Eesti Panga presidendi sõnum Eesti ühiskonnale ja millised valupunkte ta välja tõi? Sõnum oli väga lühidalt öeldes, et Eestil läheb hästi, aga isegi natuke kergelt üle kuumenemas. Ja need punktid, mis oli tema meelest valusad, üks võib-olla kõige tähtsam punkt on ikka tööjõupuudus. Ja see takistab ettevõtete edasi arengut ja paljud ettevõtted oleks võinud kasvada tunduvalt rohkem, kui nad täna teevad, aga lihtsalt käsi pole võtta. Mis seda tööjõupuudust siis lahendaks? No seal on mitmed asjad, aga kui me vaataksime, seal on, ütleks, meie haridussüsteem on ikka nii, et jah, meil on päris palju, ütleme, koole, kõrgkoole eriti, aga me ei tooda võib-olla mitte neid inimesi, mida meil vaja oleks. Ja ma toon ühe praktilise näide ka, näiteks meie ettevõtted ei tee küllaltki palju arendustegevust ja selle taga on ka muidugi inimjõud, tähendab, et need inimesed, kes teavad neid asju, mida oleks vaja. Ja haridussüsteem on majandusega seotud kindlasti ja see on lihtsalt, et meil tuleks natuke see, ütleme, vaadata ja võrrelda, kuidas mujal maailmas asjad on. Näiteks Euroopas ja Saksamaal just eriti, seal on, ütleme, kui ma kasutaksin väljendi hariduspüramiid, siis see näeb nii välja, et ütleme, ühest aastakäigust on võib-olla 60% lähevad siis õppima mingisuguse kutsekoolis. Ja nendel on ka see õpilaspoisisüsteem, mis on hästi mõistlik. Mis tähendab seda, et pool aega on sulle siis mingi teooria ja pool aega siis sa oled praktikal ettevõttes. See tähendab seda, et peale enda 5 aastat või mis nüüd on, siis ütleme, kutsekoolis tuled välja, sul on diplom taskus ja sul on ka töökoht tavaliselt ka olemas. Meil tähendab Eestis kahjuks olukorda natuke teisiti. Meil on umbes mingi 20, võib-olla 30% ühest aastakäigust lähevad edasi õppima siis kutsekoolis ja mingi 70% läheb mingisuguse kõrgkooli. Ja ma tulen ikka selle juurde tagasi, et see kõrgkoolide maastik on vaja ümber vaadata, et mis asju on meil vaja õppida ja seal on mitte ainult, et see, ütleme, kooli maastik, vaid ma arvan ka, ütleme, vanemate atitüüdid tuleks muuta, sest vaata, lähed sa kutsekooli, siis sa oled mingisugune loser või midagi nii, aga lähed kõrgkooli, jõle tore, tuled välja paber taskus, aga tööd sa ei saa, igatahes mitte selle ala peal. Ja mina julgen seda öelda, et ma olen parem õnnelik elektrik, saan hästi makstud ja saan tööd üle kogu maailma või kui ma olen, ärge nüüd pange arheoloogid, ärge pange paksa, aga töötu arheoloog, tähendab see kahjuks nii on. Millised on Vabaerakonna konkreetsed ettepanekud nendes valdkondades? See, mis ma ütlesin, et vaadata üle, tähendab haridussüsteem ja see lihtsalt nii, seda suunatakse siis rahadega, lihtsalt nii, et seal, kus on, ütleme, tööjõudu vaja, nende aladel sinna rohkem raha ja see tähendab rohkem siis õppekohti. Näiteks me vana tuntud tõde, aga IT-sektor karjub inimeste järgi, aga kuidagi viis ei tule, ei saa me need küllaltki palju toota. Tuleb seal ümber mõelda. Ja isegi tähendab, tuleks mõelda ka ümber koolitamise peal. Ja ma olen seda ka näinud kahjuks, et inimesed lähevad siis, ütleme, kõrgkooli, õppivad, saavad mingisuguse, tähendab, haridusega valmis ja pärast ei saa leia tööd ja tulevad kutsekooli ja ütleme, teevad mingisuguse ümberõppe. See ei ole õige ja see ei ole õiglane ka, ütleme, see vaene noor inimene, ta on siis, ütleme, 3-4-5 aastat õppinud, tal on õppelaenud ja neid tuleb tagasi maksta ja ta pole selle eest õieti mitte midagi saanud.